Tere, minu nimi on Marianne Lõoke ja täna tutvustan ma teile sellist keskkonda nagu Ampser. Selleks, et keskkonda siseneda, tuleb aadressiribale sisestada www.ampser.ee. Seejärel avaneb sulle selline vahva esileht, kus on kirjas iga kord üks humoorikas lause. Ja nüüd võtame Enter. Ja siseneme keskkonda. Oled jõudnud avalehele ja näedki kohe, et Ampser on siis koolinoorte tervisliku toitumise arvesti. Siit saad sa lugeda täpsemalt, mis asi Ampser üldse on. Menüünupu alt saad lisada oma eelmisel päeval tarbitud toidud, söögid, joogid kõik. Siis saad uurida täpselt ühe toiduaine kohta, mida ta sisaldab. Saad lisada oma retsepti, võrrelda erinevaid toiduaineid ja lõpuks on ka üks vahva mälumäng. Meie teiega kasutame täna sellist kohta nagu menüü ja siia saame sisestada kõik eelneval päeval tarbitud toidud, söögid, joogid. Kõigepealt pead ära märkima oma soo, oled sa naine või mees. Ja siis ka vanuse. Ja siis sa saad valida siis, mis vanus on. Teie olete siis 9 või 10 aastased. Nii. Ja siia märgid ära hommikusöögi, lõunasöögi, kõik vahepalad, õhtusöögi ja ka hilisõhtused vahepalad. Kõik, mida sa oled päeva jooksul söönud või joonud, kõik tuleb ära märkida. Alustad siis toiduainerühmast ja valid hommikusöögi kõigepealt, kuhu hakkad märkima ja valid toiduainerühmas siis, mida sa hommikul sõid. No nii, näiteks mina jõin kuuma jooki ja kuum jook, mida ma jõin, oli kohv. Nüüd otsin üles, kus on kohv, koore ja suhkruga. Vajutan ja siit keskmisest lahtrist saad siis vaadata, et mis on selleks ühikuks. Et gramm, detsiliiter supilusikades, teelusikades või tass. Et kohvi on mul mõistlik panna tassiga kirja, mitte siis grammides. Panen tass ja siis tuleb automaatselt üks tass ja lisan. Kohvi kõrvale sõin ma ka võileiba. Nüüd valin, kuhu võiks kuuluda leib. Ma alustan siis leivast kõigepealt ja leib on siis, ongi kohe lahter leib sai. Nii, ja valid, millist leiba sa siis sõid. Et mina sõin rukkipala. Valin rukkipala ja jälle valin esmalt kohe siit keskmisest lahtrist, et mida, kas grammi ma ju eriti ei tea, mitu grammi see kaalub, panen viilu ja ühe viilu sõin. Panen lisa. Leiva peale määrisin ka võid ja otsin nüüd kõigepealt siis toiduainerühmast, et kuhu see või võiks kuuluda. Või kuulub rasvade alla. Siin on ka rasvad. Ja mina kasutasin siis võimiksi. Ja vaatan jälle, et milline ühik see pakutakse, et üks noatäis. Panen noatäie, kas ma panin siis nüüd ühe noatäie või 2 noatäit, no mina panin ühe, panen lisa. Nii, nüüd on mul siin leib ja või olemas, aga mul oli ka leiva peal vorsti. Ja valin liha alt ja valin lihatoodet, otsin sealihas ei olnud, veiseliha ei olnud, sink ja vorst. Minul oli vorst ja minul oli Rakvere laste vorst. Peale märgin ära Rakvere laste vorst. Ja vaatan jälle, et kas on gramme ma ju ei tea, mitu grammi, aga panen viilu. Aga mina panin peale 2 viilu. Nüüd parandan selle ühe siit ära, panen 2 asemele 2 viilu. Ja lisan. Lisaks vorstile oli mul selle võileiva peal ka juust.
ja otsin ülesse nüüd piimatooted, sest juust kuulub piimatoodete hulka ja siit saan kohe valida ka juust. Ja siis tuleb mul siia väiksem valik, et missugune see juust siis oli. Et minul oli ta siis keskmise rasvasusega juust. Ja vaatan jälle, et mis ühik on ja mina valin, et viil. Ühe viilu juustu panin. Nii, nüüd mul on hommikune toit märgitud. Ja tegelikult on nii, et kui ma päeva jooksul siia sisenen uuesti, siis see hommikune toit ei kustu ära, vaid salvestub automaatselt. Ja nüüd jätkad kõikide toidukordadega, lõunasöögiga, vahepalaga, õhtusöögiga ja märgid kõik ära. Ja siis saad lõpuks vajutada nuppu analüüsi. No vaatame, mida ta praegu näitab. Ja näed, et mina märkisin ära ainult hommikusöögi, siis kohe küsitakse minu käest, mis toimub. Kas sa sisestasid ikka kogu päeva jooksul söödud toidu? Kui sa iga päev sööd nii, siis võta julgust kokku ja pea kellegagi nõu. Tegemist võib olla söömishäirega. Mitte miski pole seda väärt, et rikkuda oma tervist. Et mind juba hoiatatakse, et see ei ole päris normaalne. Nii, aga sina märgi kõik ära ja vaata, mida näitab sinu analüüs.